Nelli, me oleme tegelikult eetris vist, on ju. Ma ei tea, tuled ka või? Juba vajutasid või? Ma ei tea, aga ma tahtsin teha nii, et me mingi hetke pärast lähme, aga ta läks nagu kuidagi kohe ja praegu, kui sa tõmbad natukene tagasi, siis... Mul on suu seda kalekapsast täis, mis sa tegid. Ei, mina ei teinud, Helle tegi. Helle poed, no see oli ülimaitsev. Kusjuures näita inimestele ka, et mis me laagris tegime, et kui me panime kaalu peale selle koguse, kui palju peaksid sa ära sööma kiudaineid, et saada oma 35 grammi kätte, on ju, siis tegelikult pane siia veel peotäis ja see on kõigepealt sinu kogus, on ju. Vaata, killes nad vastavad. Vaata, kui struktuurne, on ju. Ehk siis laagrijuttude juurde tegelikult ongi nüüd hea selle kalekapsega minna, on ju, sest et tõepoolest veel kord, Helle, kui sa näed meid, siis me tervitame kogu laagri poolt sulle suured südamed, sest see, mis te Aivega köögis tegite, see lihtsalt oli kõik ülivõrdes ja ülimõistuse. Ja kuna meie mikrobioom on meie esimene aju, kui teile keegi ütles, et soolestik on meie teine aju, me laagrist tõestasime ära, jumala esimene. Seega kummardage oma kõhtu ja tehke seda kõige parema ja kõige värskema ja mikrobioomile ehk siis soolestikule sobivaga. Okay. Ja, ma seal laagris mul tuli üks lapsepõlve nii-öelda mälupilt esile, kui ma olin väikene ja mul vanaema elas Salme tänaval Tartus. Ja siis, kui me emaga seal käisime, siis ma alati ema kes küsisin et üks uks oli ja et miks seal nagu järjekord on? Oota. Mul on selline tunne, et mul on mikker väljas. Kas sa saad vaadata, kas on meid kuulda? Kohe vaatame. Ja, sest mul on siukene kuri kahtlus, et ma pean tegema ühe liigutuse praegu. Vot. Nii, ma vaatan. Ja. 8 kommentaari oli juba. Ja, et meid pole kuulda. Ja mingist hetkest me hakkame siis nagu... Otsast peale või? Ma ei tea, vaata, mis nad kirjutavad meile. Tere! Ma siit ei näe praegu, et... kuule. Kõik on kuulda. Super, okei, davai, Salme tänava vanema lähme edasi. Okei, Salme tänava vanema. Et seal oli see järjekord ja siis ma küsisin ema käest, mis on, ütles, et nii, et teatud häid kraami saab ainult teatud päevadel ja siis inimesed on järjekorras, ehk seal oli teatud nagu vorstikraam oli, eks ole, nii nagu ma mäletan, oli saiad ja piimakraam. Ja siis seal laagris oli ka nii tore näha, et kuidas juba oodati, millal lauake kataend. Et minu meelest see on nagu ülim kompliment köögile üldse, mis anda. Ja see ongi koht, kus minu käest on tihti küsitud, et miks te panete laagrites ja ütleme kõik, mis me teeme, eks ju, sellele söögile ja valikule nii palju rõhku, aga mina olen mikrobiomi usku, ma olen seda alati korrutanud, ma olen ju tegelikult biokeemik, ma sellest biost ehk elust tean nii mõndagi, on ju. Ehk siis, ja ammu kahtlustan seda, et soolestik ongi see tõeline, see niiditõmbaja, ehk siis tegelikult meie esimene aju. Ja teine nimetus seal biokeemia taga on mul ju toidutehnoloog, ehk siis toidukeemik ja mis te arvate, kes mind sinna kättpidi sinna ülikooli seda ametit õppima viis? Õige, mu esimene aju ehk siis mikrobioom. Issand, ma praegu hakkasin mõtlema, ju siis nii oligi. Raudselt. Olgu. Et ja, sellel on hästi oluline koht, et kui me räägime näiteks, et tee nii, tee naa, siis me ka toetame seda ju pakutama ja laseme maitsta. No näiteks paljude jaoks oli see sama tempe, päris huvitav koht, aga kui ma seletasin ära, alguses oli see, et keegi ei võtnud, keegi ei proovinud, on ju. Sai läks esimesena. Ikka. Aga kui ma rääkisin ära, kuidas me saame läbi nende erinevate fermenteeritud toitude, just nimelt erinevate, et näiteks kui me räägime, mis mul siin selja taga on, äkki näete, seal on õunad fermenteerumas, ehk siis nad seal vaikselt käärivad ja valmivad omaette. Siis sealt me saame ja keefirid ja kõik need, et tiimhappebakterid ja see punt on ju, et nad meil toetavad nagu ühtemoodi seda ajukeemiat, seda teist keemiat, eks ju. Aga kui me võtame need samad kaunalised, kaunviljatoad ja nii edasi, tempe, see on siis fermenteeritud, seal on siis herned ja siis on seal orgaaniline soja ja nii edasi, ühesõnaga kaunviljalised, siis nemad annavad meile üht teist
spektrit, mida meil on nagu hädasti tarvis ja siis me saame teistmoodi oma nii ajukeemiat kui ka siis soolestikukeemiat, eks ju, mõjutada. Mis juhtus siis järgmisel hommikul? Tempevaagen tühi on ju. Et jah, et kes tahab proovida, mis need on, et mitte ära proovi kodus nii-öelda, vaid tule laagrisse ja saa see maitseelamus kätte ja tule vaata, mis sulle nagu sobib, et tegelikult Riinal siin just teisel pool ekraani on ilusti aknalaud on erinevaid idandeid täis. Oota, ma toon mõned kohaks, ma eputan. Et mõni on krehtisem ja mõni on krehtisem, mõni vähem krehtisem, aga mikrobiomile kauniduse poolest amarant on, issand jumal, see on nii ilus, et ja muide väga kasulik, aga me praegu väga ei hakka rääkima. Teevad sellest mõni teine, et see on see, mida Nelli ei söö, see on siis küüslauk, siukene õblukene, ilus, armas, aga issand, mis maitse tal on. Ja muidugi minu täiesti lemmik number 1 on see Daikon, no vot siit. See oli super. Ja siin ei ole meil nagu ei sinepit ega mitte midagi vaja, see on see ristikõieliste teema ka. Ehk see oli mega maksa ja kogu selle asja nagu toetus, no vot, et ja kui ma rohkem neid ei tassi, siis neid on seal ikka üks jagu. See on selline Põltsamaa sinepi moodi, et keele peal on. Ja kui me räägime jälle sapist ja igast muudest asjadest, kuulge, mis kapsleid ma peaks võtma? Ei pea kapsleid võtma, võtad seemnepaki ja teate, need asjad ju ei maksa tegelikult ju mitte midagi. Ja kui sul aknalaud on ka, ma eeldan, et kõigil on mingi aknalaud kuskil, teeda igast muust tränist puhtaks ja pane aga sinna oma väike mikroaed püsti, okei. Aga lähme. Aga lähme ja ma tuleks ikka veel sinna selle laagrite juurde tagasi, et minul homme tuleb üks põnev loeng, aga loengust ma räägin natukene pärast. Aga kuna Nelli on siin meil Eesti super-puper teadusasutus nagu Tartu Ülikoolis taas õppimas, rõhutan sõna taas, järjekordselt ja õpid sa mida? No õpetajaks, aga strateegiliselt õpetajaks, et seal on mul 2 nii-öelda nagu suunda, matemaatiline suund ehk matemaatika õpetan sellepärast, et mul on vaja inimesi analüüsida teatud data põhjal. See on ainult loogikapõhiselt ja matemaatika toetab loogikat, eks ole. Ja teine on osa, mis ma võtan, on bioloogia, mille pärast, et siis ma saan läbi selle jala ukse vahele, kuhu biokeemia, sest ma ei saa Riinast maha jääda. Ja see mõte ongi selles, et see, mis Riinal õpetati aastaid tagasi ja mis nüüd täna tegelikult, et Tartu Ülikool tegelikult hästi palju uurib mikrobiomi ja biokeemiat ja kõike seda mõju inimesele, et uus data tuleb kogu aeg peale, aga seda datat ei saa muud moodi kätte, kui ei lähe õppima. Nii et ma just tahtsingi siia juurde tuua, et meil laagris oli hästi kihvt pühapäeva hommikune see KKK eeter ja teate, see sai nii kihvt, et ma panen selle salvestuse mõneks päevaks ka avalikuks. Me salvestasime need 2 tundi või palju me seal mulisesime, mina, Igor ja Nelli. Panen ta avalikuks, sest see oli nii huvitav, see oli nii vajalik info ja seal ma rõhutasin ikka jälle seda kohta. Mina ei saa mitte käia täiendõppes või kordusõppes või mis iganes muus õppes, eriti enda valdkonnas, kui me nüüd räägime tõesti sellest biokeemiast. Sest 10 aastat tagasi hakati sellest mikrobiomist rääkima, et meil vist ikka teate kehas on asjad vähe teistmoodi. Nii, 5 aastat tagasi hakati rääkima, et sa nuga, et nad ei olegi kõik ühtemoodi need bakterid, teate, nad on täiesti erinevad ja teevad seal erinevaid asju. No ma praegu väga utreerin, loomulikult teate, et seal on erinevad bakterid ja nii edasi, aga mindi nüüd hästi nagu veel sügavuti. Rääkisin laagris Akkermansiast, räägitakse täna ka sellest, et osad bakterid moodustavad fraktaalstruktuure. Täitsa pekkis, et kui sa seda kõike nagu juurde saad, ehk kui ma tahtsin öelda, et kui ma oleks jäänud sinna, kui ma lõpetasin 93. aastal ülikooli, vaevalt ma huvitav oleks. Ja, et fraktaal on ju matemaatiline asi, et selles mõttes, et eile isegi bioloogia loengus täiesti bioloogia teeb koostööd matemaatikaga täna päris tugevalt. Igor, sa võid täiesti mööda minna, aga sa võid ka palun tüdrukutele tere öelda ja öelda, millal ja kus sind jälle näeb. Praegu ei näe, Igoril on hommikusöök, see on püha aeg.
et jah, et mis täna ikkagi on, et on strateegiliselt, et vaatame, mida õpime ja kellega lävime ja kõik sellised asjad. Märksõnaks oli teadus ja tegelikult, kui me Nelliga arutasime, et loed vahest mingisugust, et teadlased tegid uuringu too ja too ja too ja nii ja nii ja naa. meil muide laagris oli ka üks kihvt tüdruk, Anett, kes rääkis meile põnevatest D-vitamiini uuringutest. ja minul on muide ka varasemalt oli see koht, kui ma lugesin selliseid, et science datat on ju, et seal osales 42 inimest, on ju, seal oli umbes 50 inimest ja nii edasi, nii edasi. Nelli, meil on iga laager kui doktoritöö ehk kui teadusuuring. ja siis mul tekkis mõte ja ma panin asjad üks päev niimoodi visuaalselt kokku, et me ju lasime läbi suveürituste nüüd ka laager siia, sügislaager otsa, 250 inimest enam-vähem. ja nad ju kõik tegid ühes suuremas või väiksemas mahus, noh pluss veel individuaalid ja pluss see, mis sa tegid Tammetaru inimesed, no ma nii võtsin summa summarum. ja kõik läbisid nad teatud määral rohkem või vähem selle aroomidiagnostika, on ju, kas siis noh pikemas formaadis, vähe lühemas formaadis. ja kui me panime sinuga selle teema kokku, et ürdid-vürdsid grupp on out mõtleme siis nii peenelt, on ju, siis teine asi, seesama kamprigrupp on ju, kust me räägime piirid, kust me räägime korrastatus, kust me räägime struktuuri ja nii edasi, siis ma võin öelda, et tegelikult see, et inimesed on tähelepanuhäiretega ja fokusseerimise häiretega, läbipõlemissündroomiga, emotsionaalse läbipõlemise, see on normaalsus. See tegelikult on normaalsus, sellepärast et pilt, mis me saime kätte, on crazy. Aga see teine sisend, mille ma sain sellest teadusuuringust kätte, sellest ma praegu ei räägi, sellest ma räägin loemusumme. Ja miks näiteks mina alati ütlen, et kes on diagnostikas käinud või esmakordselt ongi, et jätke see vana test alles ja tule tee järgmised testid, et kui sa oled tõesti midagi elus muutnud, et nii hea oli ka laagris vaadata, me kõrvutasime neid teste, et näe, siit ongi läinud paremaks, väga hea, sa tegidki selle nimel need asjad, sa näitad ise endale ära, et ma ei tee tühja nii-öelda, et me saame näidata ka testide põhjal, et ongi edasiminek või kust on ära kukkumine, et tegelikult see test ei ole lihtsalt test, et kes teab Maslow püramiidi, siis ta teab, et meil oligi teadusuuring toetudes Maslow püramiidile mõnes sõna otseses mõttes ja vaat see on see koht jälle, kui inimesed, Igor, kas sa saaksid mulle korraks selle pudeli anda, mitte rullikaga see pudel, mõlemad tegelikult anna, ole armas, aitäh sulle. et ja see on jälle seesama müsteeriumi koht, et okei, me praegu lasime umbes 250 inimest läbi, aga te umbes võite ette kujutada, kui palju ma olen oma praktikas inimesi, eks ju, läbi last. ja see on see koht, kui tegime siis testi, on ju, seal oli vaja välja tuua top 5 õlisid, on ju, ehk siis see lahendus, et okei, kõik on pahasti või see on katki või too on pilla-palla, et mis nüüd teha ja inimesed, kust sa teadsid, et mulle malaama meeldib? Jep. ehk siis homme ma räägingi seal selle saatega loengus, et meil need kohad, kus me lähme katki ja kus siis tekib seesama see ürdid-vürdsid ehk siis see iseendaga kontaktis olemise konflikt, on ju. Neid tegelikult on ainult 2,5. ja vot sealt me teamegi, et sina mine nüüd osmantusega oma paaki täitma, on ju, ehk siis seda naudingute laagrisse. sinul on malaamat vaja, sul on vaja hakata piire ja just nimelt oma terviklikkust, eks ju, tagasi looma. ja siis sa oled nagu ekstrasens. Jaa, olengi. aga teate miks või? Sest mul on sitad data. et mis tagasisidet tegelikult ma olen saanud ise, et enamus ütlevad, et sa natuke nagu lahendad kiiremini asju kui psühholoogi juures käies, et psühholoogi juures käies inimesed käivadki 2, 3, 4 aastat, aga mõne inimese puhul aitab 15 minutit või tund aega või kasvõi mõned nädalad, eks ole. et tegelikult need aroomid aitavadki häkkida väga kiiresti, sest aroom ei võimalda sul valetada meile. ja ma ütlen, tooge käige ühes laagris ära ja te saate rohkem datat ja sisendit enda kohta kui see, et te käite kuskil kabinetis istumas. mitte ma ei tee seda ei, me teeme seda maha. Ei, mina teen küll raudselt maha, sellepärast et kui inimene on katki
ja talle tegelikult ei osutata abi ja mõne inimese koht on ju nagu EMO vajadus, ta on ikka väga katki ja seal on täpselt nii palju puudu, kui ta päris puruks läheb, on ju. Siis ma ütleks niimoodi, et teda tuleb aidata päriselt ka või vähemalt öelda talle, sõbrake, sa oled ikka päriselt väga katki. Ehk siis, kui see osmantus läheb niimoodi, me saime Nelliga ühes töötoas niimoodi osmantuse mürgituse, ütleme siis nii, et no valdav enamus siis nagu valis selle lõhna, aga ta on üsnagi kõnekas lõhn ja me sõitsime siis ühes autos sama õhtu veel koju, on ju, ma räägin Nelli, ma ei taha vist seda osmantust, no kohe päris mitu selgus, et laagris ma ikka veel ei ole osmantuse valmis. Aga see tähendab seda, et meil on selle infoga kõik hästi ja kui teda nagu surutakse meile peale, pärast ma sain aru, milles oli point, kuna me panime kogu aeg käe peale, andsime nagu nuusutada ja me sinuga ka kontrollisime, et oleme meie ikka okei, on ju, siis see käsi tegelikult lõhnas vaatamata sellele, et ta oli pestud ja veel mitu korda ära pestud. Ehk siis väga hea mõnes mõttes, me teame, et meil on kõik hästi, on ju. Aga teisest küljest, kui seda oli liiga palju, siis hakkas nagu noh. Selle elu magususega meil on tõesti kõik väga hästi nii. Meil on nagu päriselt kõik hästi. Sest me hoiamegi tasakaalus, et kas või noh, meil mõlemal on tegelikult nii, et teeme laagri ära. Järgne laagrinädal on, nädal pärast laagrit on see, kus me teeme kokkuvõtted. Mitte nii. Teistmoodi. Me kõigepealt istume maha ja võtame kalendri ja kuidas me kalendrisse märgime, kõigepealt on puhkused. See puhkus on juba kirja pandud pärast laagrit. Meil olid sinuga, ütleme siis eelnevad kuud, täpselt samamoodi, et kõigepealt me märgime ära, mis päevadel me chillime ja hängime, on ju, ja siis teise layeriga lähevad asjad peale, mis raudselt tuleb ära teha, on ju. Siis kolmanda layeriga on see, et kas me neid asju tahme ja viitsime, on ju, ja niimoodi planeerime meie enda asju. Ja, et selles mõttes, et jah, pärast laagrit on alati see, et tuleb puhkus, et mina saan järgmine nädal minna vanemate tütardega tööreisile, tutvustan neile nagu, et mis seal teeme ja tehakse, et sellist rohkem toon. Ja, aga sa võtad sinna pluss mitu päeva, et olla ka nii-öelda lõõgastuses. Jah, 4 päeva selline, kõik on kogu aeg balansis, et nii ma näen, et palju produktiivsem on see olek ja produktiivsem on töö. Aga ühesõnaga jah, et lähme. Ja, siin tuligi see mõte. Osmantus tuli sisse ja 5 mõtted täiesti puhkuse. Näete, mis osmantus teeb. Nii kui sa rullid ära, vaat see, mis ma rääkisin laagris, teistes koosviibimistes ka. Aga see lõhna info tulebki sulle meelde tuletama. Nii, kus nauding on? Ja vaat, mis juhtus praegu. Piisas ainult, et panin rullikud natukene jälle sama koha peale. Ta on mul nüüd lahjandatud ja lisatud natukene minu asju ka asju juurde. Ja mis juhtus? Me hakkasime rääkima millest õige naudingutest. Okay. Et ma tihtipeale küsin ka klientide käest niimoodi, et okei, aga millal sa nagu puhkad või et kui sa 5 päeva nädalas kogu aeg siis 2 päeva ei ole ju puhkus, ainult 3 päeva on veel puudus, et see balanss peab olema. Korraks mul tuli, ja just kvaliteetne, korraks mul tuli ka laagri juttudest, kuna värskelt alles oli ja need jutud nagu on veel keerlevad peas, nad on nagu karussel seal natukene, aga hakkavad vaikselt lahterduma ja tegelikult jooksis üks väga hea ka selline indikaator sisse, et kui räägid inimesega, et endale tuleks nüüd aega võtta, kvaliteetaega just nimelt, et me ei saa tühja tähega oma karikat täita, sõna otseses mõttes keha täita, sest keha tahab ainult naudinguid. Aga ma käin seal ja seal trennis. Vaata, see on sinu pärdikule nauding, on ju, et sa saad oma, ma ei tea, seal mingid dopamiinid ja adrenaliinid seal mingite pidi jooksma. Aga see uismadu, on ju, ehk siis see soolestik, ehk siis see mikrobioom, tema seda tahab. Tema tahab, et oleks soe, tema tahab, et oleks sume, tema tahab, et oleks vaikne. Sest vaadake, tema käes on see õnnehormooni värk, on ju, ja tema käes on põhimõtteliselt see jäme ots ka meie tervisest. On olemas selline ütlus, et õnn ja raha armastavad vaikust. Vot, saite aru, jah? Et see seltskond, kes meil seda õnnevärki manageerib, üks tibi raha ka, on ju, et tema tahab seda,
lesimist ja lamamist ja täislõõgastust ja nii edasi ja nii edasi. Ja vot kui küsisid inimese käest, et noh, vaata, sa peaksid endale tekitama, sa võiksid endale tekitada seda kvaliteetaega ja siis utreerin selle vastuse kokku. Mul ei ole aega enda jaoks aega võtta. Vau! Mul ei ole aega võtta enda jaoks aega. Aga kellele sa siis oma aja ära annad? Pärast tuled ja nutad, et sul on tühjad pihud rahakotis, sul on tühjad pihud siin hinges, on ju. Sul on tühjad pihud seal veel kuskil otsas, on ju. No aga sa ise ju andsid ära, võtsid niimoodi oma karika. Ma igaks juhuks seda trikki ei tee, mis ma tegin laagris. Ma näitasin, kuidas te oma naudinguid võõrastele kõik ära niimoodi välja voolata. Seal ühes oli vesiga sees. Läkski kellegi vist vastu näguga korra. Ja, et universumi võtabki sealt viimane, ma ütlen alati, et viimane on raha, mis võetakse käest ära, et näidata, et oledki täis ohvri rolli, sa oledki selles, et aga sinult võibki kõik ära mõelda, võtta. Et no kõik, raha muide hoiatus, raha on hoiatus veel, aga siis kui hakatakse sinu käest mitte rahalisi väärtusi ära võtma, on ju, see koht, kus inimesed tulevad ja ütlevad, ma ei saa aru, mis toimub, mul kõik laguneb. Ja. Elu laguneb. Tresor vaatas, et tuli tuppa, et tohtis minu juurde tulla. Peremees läks üles ja tuli kohe minu juurde. Mis juttu te räägite? Aga jaa, et see laager, kui võtaks kokku selle laagri. Laagrid juba siis mitmuses. Et see laager, mis oli nädalavahetusel, et see oli täiesti uskumatu laager. Et nii tore oli vaadata, kuidas siis pool seltskond oli uus, pool seltskond oli vana, et vanad olijad juba, et kes juulikuus ka käisid, et tegelikult nii tore oli vaadata, kuidas tõesti 2 kuuga inimesed on oma elus teinud juba kannapöörde. Et oma silm on kuningas, ma ütlen, et käige ja teised ka näevad ja saate teistel olla mentorid. Ja meil olid kihvtid üllatused. Et meil oli siis, tuli treener Roman, ma ei saa isegi tema kohta öelda, et treener, see on ikka tõeline coach, me tegime lisaks Bravermani testile, no seal oli muidugi 4 täiesti, sõitis teerulliga Ramannist üle, kuna Ramannil oli kaliper kaasas, see on siis see kehavoldi meetodi tööriist, eks ju, kus me saame. Mul oli oma kasu sees. No ma tean, aga kuna siis jah, see kaliper juba oli olemas, see on see, et kui laval on püst, ta peab seal näideid ja lõpus pauku tegema. ja siis oligi see, et noh, mina olen sellest meetodist mitte lihtsalt vaimustuses, see on vinge tööriist, see on vinge sisend, eriti siis, kui tüdrukud, poisid, kes iganes tädid ja onud tahavad oma kehavormi muuta, siis teinekord me ei saa aru, mis on point. Ja see meetod, kuna see kehavoldi meetod annab ka hormonaalprofiili nagu väga täpse sihukese laotuse, et meil teinekord vereproov ei jõua seda näidata. Me ei saagi näidata, me ei ole võimelised seda profiili välja. Jah, vereproovi näitab ka kõike ära, et ta näitab väga suure info, aga see väike info, mis tegelikult minul on täna oma kehaga puudu, tuleb nüüd Romani käest täna. Ehk siis lühidalt öeldes, et näiteks, ma toon kortisoli näite, või ma ei tea, insuliini näite. Oi ei, mul on veresuhkur korras, ja fine, ta on sul korras. Aga sa ju ei tea, kui mitu korda päevas käid sina selle super punamütsike ehk siis oma super sõjas, et tegelikult huvitaks ju rohkem, kuidas sul päeva jooksul, nädalate lõikes, aastate vältel see insuliini värk nagu käib ja ütleme, kuidas keha nagu sellega toime tuleb. Ehk mina olen siis selle kohta öelnud, et minu jaoks on ta super sõjavõlt. Ja see, et sul eile antud vereanalüüs oli okei, siis kehavolt näitab, kuidas see läbi aastate on olnud. Vot suguseid, kus ma ütlen, siis vereanalüüsi võtta ei ole võimalik. No vot, et ühesõnaga, see asi sai sisse toodud, niisuguse korraliku trenni tegi Ronka rahvale, et tädid ütlesid pärast, et Kain andis kui mitu korda tunda. Ja siis oli Anett, kes rääkis meile jumalast kihti asju, nii et tegelikult need laagrid, teate, miks me teeme neid põnevaks või? No seepärast, et muidu meil on me teeme ise enda jaoks tegelikult. Peamised ATK-d, Me teeme neid asju, mis meile tegelikult meeldib. Ja tõesti, et mul võtabki iga kord silma ärdaks juba sellepärast,
ega ma ju mõnda inimest, no ma ei näegi enamjaolt inimesi nagu silmast silmad, kellega koostööd saab teha. Aga kui see inimene ilmub silme ette ja kui on olnud takistused, eks ole, et kui ja sa näed, et on takistust üle saanud ja näed seda nii-öelda lõppfaasi, siis see võtabki silma härdaks, et usaldus on olnud teineteise vastu nii suur ja see on ära tõestanud ennast. Et ja vot siin ma tahaks tõesti öelda, et noh, see päris mitmed tüdrukud küsisid minu käest, on ju, et näed, et vot see Nelli programm on selline, et aga kas me nagu siis ei saagi toitumiskava, kas me siis ei saagi täpselt treeningut kava? Ei noh, saate küll, on ju, muidugi saate. Aga alguses tuleb need asjad endale üldse selgeks teha, ehk ma ütleks nii, et see, mida Nelli siiani on teinud, see oli väga hea eelselekteerimine ja ettevalmistus, sest meil ei ole võimalik minna edasi ennem, kui meil ei ole paigas baasasi ja teate, mis see on, ütlesin. Suhe taldriku noa vahvliga. Ütleme niimoodi, et ma olen seda infot tegelikult välja juba öelnud, et miks ma neid pilte võtan. Küsin teie käest neid taldriku pilte. Et lollitada, kui te tahate lollitada, mis te lollitate eelkõige iseennast, kui te tahate valetada mulle, valetada te tegelikult iseendale. Ja miks ma ei anna sellest, täna Riinaga räägime seda advanced 1-1, aga miks ma selles basic 1-1 palungi pilte saata, sellepärast, et te tegelikult ise lõpuks hakkate endale toitumiskava tegema. Sellepärast, et need, mis toitumiskavad on üleüldiselt, ei pruugigi teile sobida, sellepärast, et teie tervislik seisund ei luba ma toon jälle näite, jällegi, et vaata, kuna seal laagris, noh, ikka on seda aega, kus inimene tuleb ja teeb sulle niimoodi varrukast ja kisub, on ju. Ja siis oli juttu, on ju, et näed, aga minul on praegu selline toitumiskava, ma ei tea, mis kuradi challenge'ist või challenge'ist, ma ütlesin selle paha sõna praegu. Meil peab piksutama, jah. Et mina sain selle sealt, on ju, et kas see on okei, et mul on 1800 kalorit, on ju. Ma ütlesin, kust ma tean, on ju. Võib-olla sa teed, ma ei tea, näiteks valmistud Ironmaniks, on ju. Teed, paned seal nagu see Phelps, on ju, no see ujumise olümpiavõitja, on ju. Teate, mis Phelpsi kaloraaž päevas on? 12 000, on ju. No kust ma ta käis 5 aastat järjest iga päev trennis 2 korda päevas, arvestage. Oleks siis ja ta veel nagu pani neid trenne. Teeme niimoodi, et Tresor, sina lähed minema. Ma saan aru, et sul on ka ATH, aga sina eetrisse ei tule praegu. Mine koos Keisuga minema ja mingi ajaga asja on. Võõras naine tuli majja ja Tresor on oodatud nii kaua. No jaa, selles suhtes ta tahab ka eetrisse saada. Nii et ühesõnaga ma ütlesin, ega ma ju ei tea, mida sa teed, on ju, see on punkt 1, on ju, ja teine asi, ma rääkisin seal päris pikalt oma loengus ka, et aga see calorie restriction, on ju, eesti keeles oleks siis see kalorite lõikamine, on alati see esimene tee, kus me saame hakata keha restartima. Me ei saa teha neid asju, me ei saa keha puhastada, me ei saa normaliseerida mikrobiomi, me ei saa väga paljusid asju teha, kui me keha on kogu aeg üle koormatud. Ja, et selle toiduga samamoodi. Toon näite, mis ma tõin ka laagris ruttu, muidu mul läheb meelest ära. Ma olen öelnud ka, et vaata, kui sul on vaja elektrit kodus parandada, siis seal mõneks ajaks võetakse vool tagant ära. Muidu saab laksu. No, enam-vähem siin on sama. Et ei ole niimoodi, et me peame kogu aeg suu matsuma, vaid matsub siis, kui tühi on. Et sellepärast ma ütlengi, et kui me ei treeni mingi kindla võistluse jaoks või kindla eesmärgi. Ja kui meie nimi ei ole Michael Phelps. Siis, et ma võtsin erandjuhus isegi laupäeval ühe naise sauna, sellepärast, et ta keeras mõne päevaga, kui ma tervise tuksi järgides ühte kava. See oli jälle see 1800 kalorit või? Tal oli ka päris suur 1750 äkki, et aga ma tean teda, et ta on mul 1+9, et miks see on. Aga ma ütlen alati, testige, kui te tahate, küsite, hästi palju küsitakse mu käest mingit infot. Kuule, kuidas see mõjub, ma ütlen, aga tead, proovi järgi, saad ise teha analüüsi. Mulle väga meeldib, et te ise ennast analüüsite, mina saan ainult analüüsi toetada. Teil on oma manual olemas. Et see laager oli ka mulle endale ka selline litakas laager, et ma juba
oktoobrilaagrit ootan. aga Mul on juba- oktoobrilaatriga mul on testküsimusi, mul on Mhm. selliseid juba testasju välja mõeldud, et mida teha seal saunaalal. aga oktoobrilaagris siis nii palju, et tegime siin ka, saime väikese kokkuvõtte, viisime need, tegime tabelikorrastuse, ütleme siis nii, et meil tänase seisuga, et see laager on tegelikult välja müüdud. Tehniliselt on, jah. tehniliselt on välja müüdud, aga täna hommikul tuli siis ühe inimese vastus, et ta loovutaks hea meelega ühe oma koha, tal noh, ütleme siis vahet ei ole, mis on ju, aga üks koht on oktoobri laagrisse, mis on siis 4 kuni 6. 6 Pärnumaal. Et sinna see koht on praegu olemas, ma pärast panen eraldi selle info ka välja, nii et haara see endale ja kauaks seda pakkumist ei ole. Nii et see on päriselt üks ja ainus koht. Et aitäh tegelikult inimestele, kes nii-öelda nagu paar nädalat või 3 nädalat ennem ütlevad, et nad sooviksid loobuda. Et tegelikult meid Riinaga pannakse päris keerulisse olukorda vahetevahel, et öeldakse samal nädalal või mõned Ei no päevad see on ette. samal nädalal ja küll elab veel üle, on ju, aga kui ta on paar päeva enne algust, on ju, tähendab, teate, mis koht on see nagu kõigem koht. Me ütleme inimestele ära, et kuule, sorry, päriselt ka, et see laager on täis või too koolitus on täis või see aroomituba on täis, on ju. Ja siis tuleb inimene, ütleb, et ma loovutaks oma koha kellelegi teisele. Teate, aga need teised on omad plaanid teinud. Ja nad olid väga kurvad, kui me ütlesime neile, et tead, sorry, no tõesti on täis, on ju. Et kui sa tunned, et sa ei ole kindel, et sa tahad või saad, siis ära pane oma kohta. Ära igaks juhuks Ära tee. pane, ja, see ja. igaks juhuks tegelikult on. Siis looda ise selle peale, äkki vabaneb, on ju, et mängime sihukest Jah. mängu. Aga praegu on elu näidanud ja meie käest laagris küsiti, et ma kordan jälle selle koha üle, et kas see on teie turundusnipp, on ju, et umbes te panete välja müüdud ja pärast ütlete, et vabanes 1 või 2 kohta. Ei ole meie turundusnipp, sest tegelikult ma ei saa praegu teile arvutist näidata, et näiteks november, kuhu on ka 20 kohta, seal on ka 12 kohta täis. Kõik. Aga see on november, on ju, nii et seal on põhimõtteliselt 8 vaba kohta, see on kihvt asi, me pärast räägime, mis see tuleb, on ju. Räägime kohe ära, mis sealt tuleb novembrist, oktoobrist ei ole enam mõtet rääkida, ongi üks koht ainult. Et november on selline rohkem ongi, et Koolitus. koolituslaager. Et väga palju on praktikat, mina ise väga palju praktikat teen teie peal, et ütlesin Riinale, et meil võiks tõesti selline laager tulla, et ma olen nõus niipidi ka tegema, et puhkan ennem välja kuu aega ja siis olen. Mina ka. Sina ka. Ja, mina ka. Sina ka. Ma olen kui 2 nädalat ära. Aga meil on seal, ma toon siis punktuaalselt, aga kirjeldust ei too, sest et kirjeldus on Facebookis olemas. Punktuaalselt siis kehahoolitsuste spa-teraapia alused, kehamähiste kasutamine, inframatt ja selle kasutamine kehahoolitsustes, soojusravi ja detox, looduslik ravikosmeetika, muud abivahendid spa-terapeudile, lümfiringe, lümfiteraapia põhimõtted, fassiaalsüsteem. See on see nagu minu plokk või? Ja mikrobiom. Siis on praktiline osa. Saate ise ka proovida. Praktilised tehnikad. Ja vaatame palju muudki tegelikult, et me ei ole Riinaga seal kahekesti, et Hannel Jabonen võtab ka päris suure osa enda peale. Igor Odnenko võtab ka. Igor ka. Ja ega see roman enamgi meist maha ei jää. Karta on, ehk käed, te ju teate, kuidas Nelli oskab käsiraudu panna, tal on meil erialane kogemus, kuidas inimesi kinnipidamisasutustes paigal hoida, on ju. Aga mis ma tahtsin veel selle novembri koolituse kohta öelda, et seekord me teeme ühe hästi ägeda lükke ja selle lükke nimi on kõik teooria osad me salvestame. Me ei ole varem seda teinud, seekord me teeme. Ja praktika osa me ei salvesta, see tuleb ise läbi teha, seda kogemust salvestada ei saa, aga teooria küll. Ja see saab pärast siis järelvaatamisena veel ka osalejale nii, et kinnistuks ära. Mis tähendab seda, et no
kohale tulija on niivõrd 100% koolituses in, et ta ei pea muretsema, et oi, miskit jäi kirja panemata, mis tavaliselt ma olen öelnud, hiljaks jäid, siis info tule järgmine kord jälle onju. Siis seekord me teeme niipidi, nii et põnev tuleb. ja täpselt, et loengute plokkide ajal, et ma teen samal ajal inimeste peal praktikat ka, et keegi ei tõmmata kuskilt ära, et ei kuule, et ta on seal samuses, et lähme selliseks kompaktseks ka, et keegi ei milleski ilma, välja arvatud, kes käib Igori laual või käib Romanni juures seal, et tema on korraks eemal, aga alati saab küsida, et mis rääkisime ja mis seal tegime. Ja see summa tegelikult, mis me Nelliga nagu panime selle laagri või koolituslaagri eest, ma ütleks niimoodi, et ma tegin väikest turu-uuringu nii-öelda, ma vaatasin, et mida siukse raha eest nagu siin Eestis, konkreetselt Eestis saab. Mul on muide dopamiiniga kõik hästi, dopamiini dominant olen nimelt ja ma ütleks niimoodi, ikka ülikõva koolitus on ja see, mis me küsime, on täiesti adekvaatne summa, nii et kasuta ära, tulen kohale, sest järgmine aasta me enam nii helded pole. et nagu kohe kindlasti. Ma juba soovitan tulla neil, kellel on kodus need infrapunatekid ja saunad ja kellel asjad seisavad, sellepärast et sellepärast, et tule õppi, et kuidas neid kasutada tegelikult. Ja kuna kui laager algab, ehk siis 15. novembril on veel ka täiskuu, oi jumal küll, ega me ei oska ju tarokaartidest ja muudest maagiatest ju oma käsa eemale hoida, seega põnev saab olema see saunaauto, millega laager meil sisse nii-öelda õnnistatakse. Absoluutselt on ju ja eks ma siis osalejatele ütlen, mis nad kõik peavad kaasa võtma, väiksed rituaalid teeme ka, sest see koht, kus me seda teeme, on lausa loodud siukseks väikeseks maagiavärgiks ka sinna juurde. Aga see on ju ka osa loodusest, seega loodusbaas, maagia, retriidid, värk-särk. Hea küll, lähme edasi. Nii, ehk siis sinna on veel 8 kohta, seal me üle ei bugi, raudselt kohe mitte, seepärast, et ei ole võimalik, lihtsalt pole võimalik, sest see on november ja see me peame. Ja üldse uue sellise tõsisema laagri me teeme alles märtsis. Just, sinna tahtsime ka välja jõuda, et jälgi infot, püsi meie kanalil ja kutsu sõbrad ka siia loomulikult. Et järgmine suur laager tuleb juba märtsis, sest me tegime mille õige rahvaküsitluse ja mida rahvas meile ütles, tahme ja pärast märtsis ja saab olema märtsis, koer kadab sulle. Et aga vahepeal seal ikkagi teeme selliseid väiksemaid saunad Tammeterus ja erinevates linnades, et seda ikka teeme, et ära koguda. Jaa, Tartu mudasauna 26. september on mõned kohad, nii et kirjuta ruttu on ju, et kui tahad tulla, siis mudasaun ei ole meil ju ka tavalisel päeval, vaid ta on meil kaduneljapäeval, mis on keset varjutuste koridori, aga varjutuste koridoris räägime eetri lõpus, on ju. Okei, lähme edasi. Nii, et siin sai mainida tegelikult sellest uuest 1+1, et et tegelikult meil see tiim on ka ju niimoodi, et algab ju ahel 1, ahel 2, ahel 3, ahel 4. Tase võime ka öelda ja niimoodi. Aga ahel on kriitiline. Algkool, põhikool, keskkool ja bakalaureus, magister ja doktor. Emeriitprofessor on lõpus. Et mina tegelen algkooli lastega. Et see on olnud minu soov, sellepärast, et mulle meeldib muukida inimesi lahti. Sa sellepärast läksid õpsiks õppima? Jaa. Ja kui me nüüd oleme seal tasemel ära käinud, siis nüüd tulebki see põhikooli tase, põhikooli 1+1 ja see põhikooli tase läheb siiapoole edasi. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et nüüd oleme jõudnud sinna kohta, et kus vabastused on kehast tehtud piisavalt, aga nüüd ongi, et mis edasi, kas anda kehale nii-öelda muu toon juurde, ehk et selline nagu elastsus või anda juurde selline nagu vitamini power, mis minul tegelikult nüüd tuleb Romanni käest see sisend, et mis vitamiinid nüüd ma panen peale, et
veel minna ja mitte edasi. ainult vitamiinid, tegelikult sul tuleb ka oma teatud sisend ka toitumisse. ja mul tuleb ka toitumisse, et tegelikult ma juba tean, et toidulaud on puhas, aga on üks väike nüanss, mida peab muutma. Mina ise seda nüanssi ei leidnud üles ja Romka, ma ütlen leidis ära ja ütled ka või ei ütle? no ma ootan kinnitust veel täna. okei, hea küll, olgu. ja ootan kinnitust ja Ilget tahaks teada. hea küll, olgu. ja kohe üldse ei ütle. aga minu peal on lihtne tegelikult. Inimesed, kes käivad muga saunas, ma olen ju seal bikiinis, ega mul ei ole mitte midagi siin varjata, et siis on näha, kas on edasi läinud või ei ole. aga jah, et see 1+1 on nüüd tase järgmine, et järgmise sisendiga, sest kõiki asju korraga ei saa anda, sest siis jookseb juhe teil kokku. juhe jookseb kokku, sest ka see laager, ütleme, korraks on selle sügistuuri juurde tagasi, et me küll ütlesime, et tuleb biohäki tuur ja ega me siis tuuritame ikka täistuuridel, on ju. ja ma ei saa öelda, et lappama läks, aga mingist kohast oli tunda, et inimene on segaduses. mõneti, see on väga hea, seepärast et eriti nende inimeste puhul, kelle iga lause, kui sa midagi talle ütled või noh, jagad, on ju, siis ma tean. aga miks sa ei tee? et eriti need kohad olid hästi toredad, et satuti segadusse. aga teine asi, miks mulle meeldib, kui inimesed on segaduses, aga vaata siis see arendab kriitilist mõtlemist nagu väga. ja vot see koht, et tõesti me nagu niimoodi viskasime seda infot ja kogemusi ja kõike ja näitasime seal pildis ja sõnas ja igat moodi värvikalt neid asju juurde. mulle meeldib, kui inimesed on segaduses. ja ega mina ei anna ka otseseid vastuseid, ma annan natuke läbi ringi neid vastuseid tegelikult. algkooli juurde tagasi, sorry, me juba läksime ülikooli. et läbi ringi te ise võtate vastutuse enda eest ise. mina seda vastutust ei võta ka keegi teine tegelikult. ja mulle viimases laagris väga meeldis see, et kui teatud naised ütlesid ka, et ma ise ju tean, et ma olen selle enesehävituse metoodika sisse endale pannud. no ma ei teadnud, et see on nii hullusti juba. ja nüüd ongi see sõna nüüd. et ja nii ta lähebki. et kõike korraga ei saa, algkool on enne vaja läbi käia, et minna põhikooli. täpselt nii nagu ka seesama Maslow püramiid või seesama aromidiagnostika, mis me nagu teeme, ehk me kõigepealt vaatamegi, et kui see kehatasandi grupp, et sa ei ole oma kehaga kontaktis, seal on kõik pilla-palla, siis meil ju ei ole mõtet edasi minna, hakata rääkima sulle mingitest piiride kehtestamisest või ma ei tea, seal aadetest ja motivatsioonist ja eesmärgi otsimisest. Kus sa selle tühja katkise autoga ikka kihutad, kui noh, paak lekib ja pidurit pole ja nii edasi, on ju. ei saa, ei ole võimalik. täpselt, et mul oli üks mõte selle kõige kohta, aga läks kuhugi korraks rändama, aga küll see mõte tuleb tagasi. kas sa mõtled seda kohta, et enesehävituslik programm inimestes käivitus või? ja et esiteks see, et miks nad seda on teinud, eks ole, ja selle vastuse me ütleme ka ära, kes võtab vastu ja kes ei võta. no muidugi ei võta. aga selle Maslowiga tuli mul see, oli see mõte, et tegelikult kel ma näen, et see suhtluse pool seal on natuke üle võlli, et ma küsin ka teatud küsimusi selles valdkonnas siis ja kui need vastused on nagu jah, siis ma tegelikult soovitan võtta ennast eraklikku korraks. Eraklikku selles mõttes, et see sotsiaalmeedia, võib-olla need sõbrannad-sõbrad, õiged sõbrannad-sõbrad saavad aru, et sa vajadki oma aega ja see on hästi aus, kui sa ütledki, et aga tead, võib-olla kuu aega ma tahaksin olla iseendaga, võib-olla kuu aega ma tahaksin tegelikult pühendada ainult iseendale, võib-olla need kuu aega ma ei taha kuulata sinu virinat. Katastroofilist mõtlemist. või kõike seda, et ma tahan olla omaette ja kui ma olen valmis, ma otsin sind ise ülesse. ja selliste asjade peaksite ka aktsepteerima, kui teile seda öeldakse, et palun anna mulle õhku, palun anna mulle aega ja ma otsin su ise ülesse. ja teeme vahepeal pause. teeme vahepeal suhtluses pause, et see oleks nagu väga okei, et ka mõnele me vahest ütleme, et kuule, et kas sulle ei tundu, et su seltskond on lihtsalt toksiline sinu ümber ja toksiline on ta mitte sellepärast, et nendega on midagi pahasti. ei, sinul on piiridega pahasti. tulles meie loo algusesse, siis ütled Kampri-Ropp on pilla-palla. Okay. aga 1+1 siukene
uus versioon, ma rõhutan siinkohal, eriti sulle, Nelli, et tegu on programmiga, mitte challenge'iga. seal keegi ei võistle, sa võistled ainult iseendaga, see on siuke individuaalkategooria iseendaga. ja me ei anna kunagi, et siin on sulle programm A, sina oled programm B ja sina oled programm C, lae endale see fignia sealt kõik alla, on ju, hakka minema ja 3 küpsi võid ka või ma ei tea, 4 küpsi võid meile selle eest üle kanda. see ei ole meie mängumaa, ei, me oleme raadio mõtlevatele inimestele. ja et sinna saavadki need see oli Kuku inimesed, raadio kohta kunagi oli nende Jaa. reklaamislaugan, raadio Jaa, mõtlevale inimesele. et sinna saavadki need, kes on käinud selle esimese tasandi läbi, kelle ma lasen nii-öelda lahti või on need isikud, kellega minul ei ole mitte midagi peale hakata, kes on teatud diagnoosiga, millel minul ei ole kokkupuudet. Neid inimesi on ka päris palju ja ma suunan kohe Riina juurde ja Riina juba suunab kas edasi või räägib nendega ise. Et Ehk siis me lööme hästi lahku. ja me toome sisse juurde ressursse ja see programm muutub selles mõttes, et me tõepoolest läheme laiema, kuidas ma nüüd ütlen siis profiilsemaks. spektri laiema Spekter on ilus sõna. ja autismispekter tuli kohe meelde. okei, hea küll. aga jah, me läheme laiema spektriga, mis tähendab seda, et kui tõesti need, kes praegu siiamaani sul olid üsna edukad, on ju, nad jõudsidki sinna kohta, et fine, aga nüüd sa lähed trenni, aga nüüd sa lähed sinna, aga nüüd sa teed seda või nüüd sa teed neid ja neid ja neid asju. Et sul on süsteem, ja, et sul on see süsteem, et tegelikult me õpetame, me anname sulle tööriistakasti. Ja juhul, kui sa peaksid ära kukkuma, on ju, siis sa tead, mille pärast sa seda tegid. Või milleks sa seda tegid. Voot, nii on nagu targem öelda, et milleks sa nagu seda tegid. Ja eile oli hästi aus vestlus mul oma kauaaegse kliendiga, kes ma vaatasin, on päris pikalt ära kadunud, aga ma ei hakka inimesi otsima. Ja see ka, kui ma lasen teid lahti, see on täiesti usaldus, eks ole. Aga see on selline usaldus, et ma ei otsi teid taga, vaid ma usaldan nii, et kui teil on midagi jama, te ise võtate mugu ühendust. Ja ma tunnetasin, et üks naine pole mulle ammu kirjutanud, et ma kirjutan ise, sest ütles, et tead, ma olen su peale paar päeva mõelnud. Aga, seal oli aga. Ja siis ma küsisingi, et okei, aga sa oled seda teinud? Ei ole. Aga sa oled seda teinud? Ei ole. Aga sa oled seda teinud? Ei ole. Okei, siis ma ütlesin, tee nädal aega üksi ja kui ei toimu, hakkame jälle pihta. Et on ka niimoodi, et ma lasen teid lahti, aga te kukute selle pärast ära, et keegi ei valva teid. Et mõni ütleb nii ausalt, et jaa, et sa lased mu lahti, aga tead, mulle meeldib see, et ma tean, et keegi valvab mind. Ma siis valvan neid. Ja vot siis need inimesed tulevadki minu juurde. Ja, võib-olla ma seal saunas ütlesin ka, mis nädalavahetus oli, et mõelge selle peale, et seal küsiti ka, miks seda kehateemat nii vaja ajada on. Mõtlesin, okei, sul on lapsed, kaua sa nende elus tahad olla, kaua sa tahad olla nende elus tervena ja kaua sa tahad veel olla niimoodi nende elus, et nad on juba oma elu peal. Aga sa tahad olla nende laste elus ehk nende laste elus. Ja seda mina võin öelda enda vanusegrupist ehk 54 on ju, et mina juba mõtlen ka sealt edasi ja mõtlen ka selle peale, et mina küll ei taha oma lastele koormuseks olla. Et ma tean, meil on ju nii palju neid inimesi, kes ütlevad, et oi, aga kuidas ma saaksin oma ema aidata, ta on mul nii haige. Küsin alati, kui vana su ema on. No ema on juba 65 on ju. Mida su ema minust 10 aastat vanem nalla teeb? Et võt nii ma ka ei taha. Kes oli laagris meil viimases, te nägite 99 aastane proua. Äkki me saame järgmine aasta tema juubelile. Soti teeb ära. 99. Seal rohis käis ringi. Korjas Trokisi, Mario ja. Õnnehormoon on paigas. Aga jah, aga siis homme on midagi põnevat toimumas. Oota, ühesõnaga selle uue 1+1, selle kohta meil tuleb omaette eeter, ühesõnaga me räägime ja tutvustame seda programmi täpsemalt, seal tuleb üks issand kui äge tööriist, aga ma ei tohi sellest praegu rääkida. Aga homme tuleb ADH loeng ja mina ütlen selle loengu kohta ainult 2 asja. See loeng on tegelikult piiridest.
see loeng on tegelikult piiride kehtestamisest. See loeng on tegelikult sellest, kus piirid on läinud katki. Ja kui me räägime nendest ATH lastest, ma tahan alati sinna panna selle, kui lugu on ATH sisemistest lastest, ATH ei kasva välja, kui te lugesite kuskilt statistikat, et seal, ma ei tea, 2/3 kasvab välja, ei kasva, teate kelleks nad maskeeruvad või? No, nad panevad endale väga udupeene magic'u siia, ütlevad, ma olen multitasker. Tegelikult sa oled kandidaat sinna emotsionaalsesse läbipõlemisse on ja palju õnne sulle. Ma olen seal käinud, ma tean, mis on sinaga. Ja ärge peitke ennast ATH kui haiguse taha. ATH ei ole haigus. ATH ei ole ma isegi ülikoolis kuulen seda, et mul on ATH, ma võin nii käituda. Ei või. See ei ole sulle nüüd indulgents. Aga, et ühesõnaga aga me räägime, et seal on läinud katki või pole olnudki sellist asja nagu pidurdusmehhanism. Miks teda ei ole või kuidas ta tagasi saada? Sellest ongi homne loeng. Piirid, pidurdus, selle tagasi toomine, selle loomine ja kuidas selle kõigega hakkama saada. Nii et kes tundis ennast ära, see multitasker, kui sa arvad, et see on sinu issand jumal, mul tuli üks kuradi, ma ei tea, kas ma võin seda öelda. Ma ei tea, mis öelda. See on minu eeter ju, on ju. Ja see on minu grupp, see on minu eeter, meil on ju see disclaimer, kui sa ei taha, ära kuula, mine ära, on ju, mine ära. Aga mina olen human designi järgi see, mis kuradi mitte projektor, no seal on mingi, no ühesõnaga ATH olen selle human designi järgi. Projekti, ühesõnaga mingi tüüp, kes õudselt palju nagu kogu aeg korraldab, on ju. Ma mõtlesin, ilus nimi oli selle, ma ei ole lihtsalt human design'is, kodus vahet ei ole, on ju. Ühesõnaga, ta kirjeldas mulle tüpaaži, ma mõtlesin, et kuule, et sa võid neid ilusaid nimesid panna, on ju, et umbes sa selle disainiti sulle see natukene ilusam termin sinna külge, ma mõtlesin, see on ATH. Ei ole, ma mõtlesin, küll, sul on prioriteetidega pahasti, sul on piiridega pahasti. Sul on sellega pahasti, ma ütlesin, üldse, ma mäletan su testi, sul oli kaprigrupp korrast ära. Jah, et ATH, kui see läinud ei ole solvang, vaid ta on tegelikult ka tööriist. Ta on tööriist ja mina olen ka öelnud, et muidugi tulge minu loengut kuulama sellepärast, et kui mina oleks praegu 4-aastane, mitte 54-aastane, siis minule oleks raudselt see diagnoos pandud koos kõikide ravimite ja muude asjadega, aga ma olen alati öelnud ka seda, et mul on õpetajatega ja juhendajatega sõnaotseses mõttes vedanud. Ja mul oli väga kihvt lasteaiakasvataja, ma kohtusin temaga juba hiljem ka. Ja siis ta ütles mulle nii ilusad sõnad, muide, sina tulevane õpetaja, võib-olla see läheb sulle ka korda, ma annan teile ühe siukse väga hea markeeringu. Ei, no mis, sina olid ju mul grupis indikaator, et kui sina väsisid ära, siis teised olid juba ammu kütud. Vot sellepärast me Riinaga ei väsiki laagrites ära. Te saite oma Bravermani testilt ka tehtud, teate, kes te olete. Me olime atsetülkoliini laagris, kui sa tahad teada ja statistika valetas, nad ütlesid, et elanikkonnast 17 on dopamiiniga. Me kahekesti Sirjega ja sina ka veel figureerisid seal ringi ja kogu lugu. Et sellest selskonnast ainult üks tuli välja dopamiinik. Serotoniine polnud üldse, üks ainuke jälle, no vot. Et ei tulnud kedagi välja, kes suudaks niimoodi panna. Let's go ja ma tulen teiega punti. Aga et selles mõttes tõepoolest tulge loengusse, kus ATH, ma endast räägin, on ju, räägib teile, kuidas seda ATH-lisusest monetiseerida ehk enda kasuks pöörata. Vinge saab olema homme kell 9. Homme kell 7, kell 19:00. Aga meil on siis veel üks asi, on ju, ehk me tuleme korraks tagasi Tartu Muda sauna juurde, kuna ta jääb täpselt seda koridori värki. Ja kas ma võin lasta sulle ette lugeda see udupeent tekst, mis mul mingis erilises, ma ei tea, mingi muusahoost peale tuli, on ju, see pool siit. Ma korra pumpan seda silmalülfi, ma ei ole veel laagrist välja tulnud, mul see käed on lühikesed. Aga miks sa ei kasuta meie silmakreemi sealt Travel Kitist, millest me hakkame praegu kohe asju välja loosima? Ma pole veel jõudnud.
sa mõtlesid, ei, see on see vabandus, ma pole veel jõudnud, ma pole veel laagris. siis, oota, siis me teeme selleks aega, too mulle korraks see travel kit, ole armas. see silma oma oli päris hea, kui sa laagris minu peale panid, sellepärast, et see tõmbas kohe niimoodi. mul, kuna me lubasime loosimist ka, onju, siis tegelikult ma avastasin, et mul on seda manti natukene rohkem tehtud. ja meil on üks siukene vidin siin travel kit'is. Ma vist ei näidanud travel kit'i. ei, sa ei ole üldse räägitanud ja rääkinud. ma ei ole rääkinud sellest ka, aga ma kähku tõstan need asjakesed siit välja ja aitab küll. Kadekaabel. sa võid panna ja kirjeldada, mis efekt on nagu sellest. ja Merlin, see reisikitt on päris hea. No selle idee eest ma olen iseendale tänulik ja mul on neid ideid on päris palju. Melissa Riinale, davai teeme nii, Riinades. Kuule, come on, mine nagu käi külma sees. Selle kohta on see merevaigu jutt ka. Kohe tuleb, no aga pane see peale ja siis ütle, mis juhtub esimese minuti jooksul sinu silmaümbrusnahaga. Mis tunne? Ma juba tean. Ma tean, et sa tead, aga räägi inimestele palun. Ta lööb tegelikult silma selgeks, sellepärast siin on nagu jahutav efekt on sees. Vaadake, kui te käite, miks ma käin ka külmas vees, eks ole, ta annab mulle seda adrenaliini pauku, et okei, need on need tänased toimetused lükkan homse kaela, et tegelikult meil käis päris palju seda laagrist ka läbi. Siis ma ütlesin, kui sa tunned seda, sul on võimalik, käi palun külmas vees ära, saad adrenaliini laksu ja teed, võib-olla saad tunniks või 8 tunniks, tee selle pealt ruttu need tegevused ära, mida sa ei taha teha. Mida sa tahad teha. Ja selle seerumiga, kui Riina mulle pani selle enne sauna, pani selle peale, siis mul oli okei, Nelli, 5 tundi sauna, let's go, teeme adrenaliini pealt ära ja ma tegingi adrenaliini pealt ära. Et on hästi mõnus selline jahutav ja selline. Ühesõnaga, vaat see sama jutt, mida Nelli ütles, et mul ei ole veel silmalümf seal lahti läinud, onju, siis ma ei hakka praegu seda pikka lugu rääkima, kuidas see travel kit üldse sündis, onju, sellest vist sai ka ühes selles laagri-eetris rääkida, et vangivalvur Nelli pani käed rauda, ütles, et ennem ära ei saa, kui valmis pole. Ma ütlesin, aga kui käed on raudus, ma ei saa teha, onju, siis keeras lahti, aga uus pani lukku. Merlin, ta ongi lihtsalt, Kristel, sorry, ta ongi niisutav, looduslik niisutav seerum, et seda ei tule jaemüüki, et see on ainult travel kitis praegu sees. Küll, jah, praegu küll, võib-olla, ma ei tea, uuel aastal, aga hetkel on ta sellisena. Nii et ühesõnaga, ma ei räägi tema saamisloost, aga ma räägin põhimõttes, kuidas me valisime, mis tooted siia sisse tulevad ja siis ma ütlesin, davai Nelli, võtame enda reisid kõik korraks läbi ja mida on kõige rohkem vaja olnud, et võtame sellise kuldse keskmise, onju, et ei ole ainult puhkusereis, ei ole ainult soojamaareis, ei ole ainult tööreis, ei ole ainult näiteks kas või see, et ma lähen väikse kotiga Pärnu spaasse, oletame, onju, mis ma kaasa võtan. Selge see, et mina võtan sinna enda vahuseebi, sellepärast, et üldjuhul paraku, üldjuhul kahjuks hotellides on see, mis on. Noh, nii on. Ja teine asi, mul on siin ka oma teatud gemüüse, ehk siis see on viiruki lilleveega täitsa pekis, kui jah. Et see jälle annab siukest nagu kodutunnet, maandustunnet, et minu jaoks võib-olla on fine, mulle meeldibki uutes kohtades käia, aga mõne jaoks on see nagu hea siukene maandav koht. Nii et ja, pesta on vaja, eriti peale reisi. Kui me oleme ennast ära pestnud, onju, jälle, me ei tea, milline vesi, kus on, onju, näiteks mina olen väga tundlik erinevate veede suhtes, eriti kui me nüüd räägime, et päris siukse, noh, ma ei tea, seal kuskile saartele või mida iganes kaugematesse kohtadesse minna, seega aloekeel taastab, see on aloe merevetike keel, taastab selle mikrobiomi, on ju, naha mikrobiomi, mis kaitseb, on ju. Nii, aga siis meil on vaja ju teinekord ka niisutada ennast, eks ju, ma mõtlen kogu keha siis kokku teha ja 2 ühes, siin on sulle ise pruunistav, siin on sulle päikesekaitse, siin on sulle niisutav keha ja ma ei tea, mis otstarbega see kehaõli ehk siis suntan ja selge see, et sulle võib lasta ja mõnus niukene, saate pärast maski ka veel teha. Ja nagu oleks meik tehtud. Just, silmad ehk seda hommikust silmalümfi ja nüüd on see koht ja siis tahaks, et oleks natukene hea olla ka.
et see on selline. see on nagu parfüüm või? ja see on siis natukene siis sellest aromipsühholoogia poole pealt. Fine, aga me loosime siit täna välja 3 asja. me loosime ühe siukese ja ühe siukese. sest see vauseep ei ole see seep, mis on käsi nii-öelda juba müügis, eks ole, meil see on teine. Need kõik tooted on sellised, et need on teised. niisutav seerum ja see kehavõied, neid ei saa osta. Vot neid 3 osta ei saa, neid saab ainult koos kitiga või praegu loosimise teel. nii, okei, aga me loosime siis mõne hetke pärast, et sina siis, me nüüd tagasi selle juurde, et me oleme kohe, me sisenesime eile juba sellesse varjutuste koridori. Nelli loeb ette, sest kui ma lugesin oma teksti üle, ma mõtlesin, mina ei suuda seda ette lugeda, see tuli. aga ma nii kaua siin selin ühte kaardipakki. ja lihtsalt sisendiks ma ütlen, eile kui Liina helistas, et Nelli, sa ju tead, et koridor mõtlesin ja tõmbasin kaardi ja sain jackpot sõnumi. Kuu sukeldub tajumise sügavusse, et valgustada seestpoolt kujutlusvõime erksust. see tõmbab pingule kõik ergud, mis lubab kogeda uut sensoorset ja tundelist kogemust. Avardudes ja kasvades emotsionaalses ja eneseteadlikus aspektis. Toetus, jasmiin, kaneel, kardemon, roos, patšuuli, neerooli, salvei, davana, ingver, ilang, ilang. Ai, ilang, eks ole. Oli või? Jaa. Ilang. Ilang võtmise ja saamise. Ma võtan praegu sellest ilangist kinni. Võtmise ja andmise tasakaal. Mis sul tuleb selle lausega esimene assotsiatsioon? Võtmise, andmise tasakaal. Ongi tasakaal. Piirid. Ja nii nagu ma alguses ütlesin, et ma tunnetan oma piire, et kui ei saa minna siit edasi, siis ei saa. Et esmaspäeval oligi see lugu, et läksin pakke siis viima Omnivasse ja olin seal Omniva eest paar tundi, panin ja tunnen, et okei, ma veel jõuan tund aega veel tulla tagasi, et tunni aja jooksul panna veel pakke, eks ole. Aga ise tundsin, seespoolt ma ei jõua, sest kõik ööd olid ju magamata, eks ole, et see, et ma lähen koju ööseks, on see, et ma mõtlen järgmist päevad, kuidas mida teha, eks ole, analüüsi, mis me täna tegime edasi, et see on laager, on see, et me ei maga tegelikult. Ja ega pühapäeval ei tule veel välja öösel rääkima. Dopamiin ju noh. Dopamiin ja käivitan autot. Autol on üks siuke nagu sõnumees, et mis siis lahti rääkides tähendab seda, et mootoril ei ole powerit. Et kui on see basic funktsioon, siis mul on teised funktsioonid ka, et saab mäkke minna või liiva peale, et neid üldse ära enam kasuta. Ja oli sõnum, sõida lihtsalt teenindusjaama. Ehk teenindusjaam koju oli minu jaoks see. Ja läksin koju, lihtsalt istusin aiamaal, mitte midagi ei teinud, päikse käes ja hooldusjaama. Ja läksin siis autot käivitama ja kõik oli korras. Tuleb ka vaadata neid sõnumeid nii, et tõesti piir panna, et ei ole vaja joosta pea ees igale poole, kui ei ole nii-öelda häirekella. Minul oli teistmoodi, noh, ma olen sust natuke vanem ka, on ju võib-olla see, et kogunud neid kogemusi, koolituskogemusi. Aga minul oli natuke teistmoodi. Meid kutsuti külla hästi. Aitäh, Karmiola Marika, sulle selle kutse eest. Kui sa juhuslikult vaatad, siis veel korra suured tänud. Ja käisime külas ääretult toredas kohas ja toredate inimeste juures ja väga tähenduslik koht selles mõttes, et kui ma tõesti nägin ka neid fotosid, mis olid angaari pandud, suured fotopannood, mis tähendus neil oli. Ja siis tõdesime koos Marika Karmiolaga, et hästi lahe on leida neid inimesi enda teekonnal, kellega koos on mõnus vaikida ja lihtsust nautida, lihtsalt olla. Jaa, mul on üks hästi lähedane sõbranna ja ma olen talle isegi öelnud nii, aga tule lihtsalt istu mu kõrval. See on Kiki, ma tean. Annika, et tule istu mu kõrval ja ärme lihtsalt räägi, et tule lihtsalt istu mu kõrvale, et kui sa tunned, et see on ka sinu jaoks okei. Ja me olemegi nii teinud.
ja see on mõnus olnud. et mind nagu maandas see koht maha ja kui me sõitsime, noh, suht pikk tee oli tulla ja oli see suur kuu väljas, see superkuu on ju, ma korraks siis räägin korra selle varjutuste koridori sisendi on ju. ja Igor küsis minu käest, et oo vau, vaata milline kuu on väljas. Ma ütlesin jaa, aga me hakkamegi koridori minema. Siis koridor, miks sa ei ole midagi rääkinud? Ma ütlesin, no mainisin küll, et aga mis see koridor nagu on? Ja kuna kell oli palju ja me olime juba peale laagrit ja käisime siukses toredas maandavas kohas, ma ütlesin talle hästi lihtsa lause. Ma ütlesin, tead, see on nagu Tara Fortuna kaart. Et kõik sõltub sinust, kudapidi sa sinna koridori lähed, on ju. Ja mida sa sinna tassid. Et kui sa jätad maha kogu selle sita ja saasta, on ju, siis tuled sa sealt välja puhta ja helge ja võimsana, on ju. Aga kui maha ei pane, siis tassid selle sita ja saasta ja see võimendub. Ja nagu soo tõmbab sind enda sisse. Ja ma sain praegu täiesti, noh, ütleme siis niimoodi, positiivse šoki. Täitsa päkkis aine. Et nende kaartidega on, ma ei tea, ma olen öelnud ka mõnele seltskonnale, et mul on nii, et kui on mingi küsimus, ma võin ka 3 korda järjest seda küsimust küsida ja kaarti tõmmata, et tõmbad sama kaardi. Ja muide, mis me panime tähele, võt see meie see väikene siukene, noh, kus me ütleme maagia pool ka sinna juurde, mis väikene on ju. Ma laagris rääkisin, kes ma olen, on ju, kelle ristituttar ma olen, on ju. Aga meil alati enne laagrit me tõmbame kaardi, millises energias me laagrit teeme ja mis te arvate? Me saame kogu aeg ühe ja sama kaardi. Me ei ütle, milline see on, aga meil on jälle see chillime. Ja, see on nagu jumalast kihvt. Iga kord, et umbes, et Taro Pakk juba ütleb ka, kuulge, no come on, on ju. Mis te küsite, te ju teate, mis energiast te seda teete, on ju. Ja iga kord, kui on varjutuste koridor, ma võin isegi mitte võtta seda Taro Pakki, tuleb lihtsalt alati Fortuna kaart. Lihtsalt täitsa lõpp. Aga okei, lühidalt. Nii et ühesõnaga tõesti ma olen selles mõttes taimetark, loodustark, mida iganes tark, biokeemik ja nii edasi. Ühesõnaga bios on kõik, mis on selle elus ja olemise ja kõigega siin maa peal ja mitte ainult maa peal seotud. Ja minu jaoks taevakehad on ka elamise ja olemise üks loomulik osa. No teate, kui nad on juba loodud, siis nad on loomulikult meie olemise osa. Ja võt mingisugustel perioodidel, tavaliselt aastas ongi 2 koridori, satuvad need taevakehad täpselt nii, et see kuu on nagu ülivõimas ja kuu on meie emotsionaalne pool. Hästi sügavale oskab tema vaadata, hästi erksalt nagu Nelli ütles, toob need asjad kõik välja ja kasutagem ära. Ehk siis, kui taevakehad, mul on muide üks live kuskil, ma äkki panen lingi ka sinna külge või teen ta korraks avalikuks, kus ma seletan nagu tehniliselt ära, mis see kõik endas kujutab, see on see liftisüsteem. Aga veel kord, kui sa tahad, et su elus kõik see siiamaani ei sobinud, oli valesti või tundub, et ei viisinud edasi, jäta sinna ukse taha ja pane see uks kinni. Teinekord meil on mõtet uks isegi niukse prantsakaga kinni lüüa, et lasta jääda sinna mõnda asja, pole mõtet kaasa tuua. Nagu eile see kaart mulle ütles, minevik võtab liiga palju energiat. Täpselt. Pane see uks kinni. Selge. 2 korda ma ei lase endale öelda. Ja mõnes kohas tulebki olla radikaalne, sest et seal võib olla olid ka sellised karmilised sõlmed, et raiud ainult läbi, see sasipundar on natuke liiga keeruline. Sul elu jookseb eest ära nii kaua, kui sa seda sõlme seal lahti arutad. See on basic tase. Tase 2. Tase 2. See on see vingematele. Saab küll lahti arutada. Teate, mis saab sealt, kui sa oled osa. Sa saad pinge energia. Siukese energia, et sa saad kohe siukse nagu raketikiirenduse endale. Aga see on juhul, kui sa lähed mitte valust üle. Ma tsiteerin hea sõbra Ameerikese rõhutatud väljendid, aga sa lähed valust läbi. Mitte üle, vaid läbi. Alles siis sa saad endale selle hästi vinge väe nagu kingituseks kaasa, võimenduseks kaasa.
ja mis siis tulem, aga tulem ongi see, et meil on siis kadu neljapäeval koridori keskel mudasaun Tartus. mis on muda? Muda on niisugune sööbiv, ma ütleks siis siia jälle kui biokeemik. kui ma segan seda aktiveeritud muda, vot meil ei ole mitte lihtsalt surnumere muda, ta on meil aktiveeritud, ehk siis ta on juba kasutusvalmis selleks, et hakkabki siin tööle. ma kogu aeg mõtlesin, mis kuradi jama mul selle metall nende anomatega on, kus seda segatakse, et kogu aeg hakkavad vett läbi laskma ja siis ühe korra tegin siis gausikatset. ma jätsin muda poti pesemata ja ma tahtsin näha, mis ta teeb. Läbi sööbis, ta sööb metalli läbi, kas te saate aru? ja kui me paneme siis ta oma keha peale, me tahame siis temaga puhastada kõike energeetiliselt, füüsiliselt ja nii edasi. kas te saate aru, milline puhastav võime tal on? et ja see on loodus. kes on tegelikult 1+1 on saanud proovida, kes on ise võtnud vastutuse seda kodus teha, on saanud ka väga häid tulemusi. kes on minuga Tamme-Tõru saunas käinud, on saanud seda tunda. aga kindlasti saavad siin Tartu saunas tunda, et mis see tähendab selline naha sügav puhastus, kihtide sügav puhastus. täpselt, ja me kasutame jällegi seda momenti, et on kaduneljapäev, on koridori keskpaik, me võtame jälle aroomid, me teeme väikese diagnostika jälle omamoodi. selleks, et aru saada, mida täpsemalt puhastada, mida täpsemalt tead, mida täpsemalt sihid, seda parem on see. sest muda sisse lähevad ka õlid, lähevad võiete sisse õlid, šampooni sisse õlid. et selline hästi puhas, meil on väga kihvt saun, hästi suur saun, mõnus saun. Tartu üks lemmikumaid kohti. väikeste üllatustega. nii et ühesõnaga ja see oli see koht, aga ma räägin siis ära selle kaardi, mis tuli. saatuse ratas ehk siis veel kord, et see kuhu näitan siiapoole veel korra, siiapoole jah. veel korra ma näitan ära, et siin on nii palju elemente, et kes tahab, siis võtab, guugeldab korraks, vaadake seda kaardi semiootikat, mul on natuke keeruline seda kätt välja sirutatuna hoida. aga vaata seda kaardi semiootikat ehk siis neid märke. siin on olemas kõik eluvaldkonnad, põhimõtteliselt kõik eluvaldkonnad. aga kõige rohkem on siin mida? tarkust, täpselt nii. ainult data pealt, ainult teadmiste pealt, ainult väärtusliku kvaliteetsete teadmiste pealt on võimalik üles ehitada, mida õige, kriitilist mõtlemist. ehk kasvada. ehk see on see, millest ma räägin homses loengus. aga kui seda ei ole, siis me jääme lapse rolli, me jääme lapse tasandile ja seal on katastroofiline mõtlemine. ja seal me satume paanikasse ja seal me kukume ära ja seal me oleme kadunud elust. ja vot nüüd see Fortuna kaart annab sulle ainult ühe hästi konkreetse sisendi. kui sa võtad vastutuse, siis sinu käes on see, kas sa pöörad ta sinnapoole ehk valguse ja õnne poole või sealt tagasi. ja tarkus on tegelikult selles mõttes vahe on kvaliteetne informatsioon ja kvantiteetne informatsioon. et see jätke ka endale palun meelde. jah, seal kvantiteediga kvaliteeti kahjuks ei saavuta, et mida rohkem scroll'id Facebooki lehte, see ei pruugi või negatiivsete inimestega suhtled. või ja vot siis vaata, kuhu poole sinu ratas pöörlema hakkab. okei? sul oli veel mingi mõte, tahtsin? ei, ma panen. no pane sulle selle tagasi, äkki tuleb ka Fortuna. saata. aga teeme selle loosimise ära, et ilusasti Fortuna ratta juurest siis Fortuna juurde läheb Pahu Seep ja Nelli scrollib sealt. Annika Teedin. selle võtad küll siis kodutee peale kaasa. Annikast müüb. sa tõmbasid Annikale, vaata, sa mainisid ta nime onju, tuli kohe Annika. kes järgmine oli? silmaseerum. mis asja, Juhanson just ütles, et mis selle silmaseerumi nimi on ja siis me rääkisime, et ei saa. nii, okei. vaata, kuidas. ja kes siis saab selle potsikutäie õnne, rahuldust ja naudinguid? Carolin Saia. Carolin Saia. Carolin, ma hakkan täna sulle kusjuures pakki teele panema. Panen selle sisse kohe. no davai. aga siis läheb temale selle. nii.
mul on kõik. Jah. vist. ma olen Fortuna kaardist praegu nii lõmmuses, et see on see koht. muide, mis ma veel soovitan ära teha, Igor täna küsis minu käest, et mis kell sa üles tõusid. ma ütlesin, tead, mul eile jäi see köögikapi koristus tegemata, ma kohe tundsin, et ma pean enne koridori algust need kapid korda saama, just need köögikapi korda saama. ja täna hommik oli see, kus sai ring peale tehtud, soovitan kõigil sama teha. alusta köögist, verenaine. Okay. aga siis mina ootan teid 26 Tartusse, kirjutage ja siis juba november, sest et oktoobri kohad üks on, ma ei tea, äkki enam ei ole, me ei ole oma postkasti näinud. et Tšabaka aitab küll, minge kööki koristama ja koridoris pühkige jalad ka ennem ära ja jätke siis meelde, et Fortuna on alati sinu kätes tegelikult, kui sa kriitilise mõtlemise omandad katastroofilise mõtlemise asemel, aga kui tahad rohkem teada, siis tule homme loengusse. on ju? Tšabaka. tšau. ta tahab vist minu kätt saada.